Ja joon on siis selline sell, jah. Kähku laeva peab minema ja Jumala tahtmest minema. Aga eks on kõik need vanad testamendi lood on meile kirja pandud meie ajale ja õpetamiseks, noomimiseks. Ja siin on Jesaja 58 on vaata pealkiri on kellegi inimese pandud niikuinii, aga Jumala sõna on nii nagu on õige ja vale Jumala teenistus. Siin on hüüa täies kõrist, ära peatu, tõsta hääl otse kui pasun, te teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jakobi soole nende patud. Näed, Jumala rahvale tuleb teha selgeks nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nõnda nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolu. Miks me paastume, kui seda ei näe, alandume oma hinge, kui seda ei märka? Vaata oma paastupäeval, te teete, mis teile meeldib. Te pigistate kõiki oma võllikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkes ja teeb selle otse enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Jumal esitab küsimuse, kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Ja issand vastab, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikkerihmad, igasugused teemonikud ahelad, inimesed on hädas, teemonikud ahelad, lasta vabaks rõhutud, tegeleda sellega, et inimesed on praegu tegelikult igasugused nõiduse, igasuguse jamad all. Alles täna pidin ühele inimene sai abi, kuna tal olid ahelad peal, tal olid ketid küljes, ta oli teemonikud ahelad. Jumal tahab seda purustada, vabaks lasta, rõhutuid, alkoholisõltlasi, igasugused inimesed eile üks alkoholisõltlane ka helistas, et ma ei saa enam, mulle ei anta andeks. Ma ütlesin, antakse küll, kui patud on veripunased, saavad need lumivalgeks. Sa pead lihtsalt tunnistama. Kõige hullemad roimarid võivad saada Jeesuse Kristuse omaks. Lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Ikked on igasugune ikke, kui me teame, et on hobusel pannakse ikked vaata taga. Et seda ei purustada neid, meil ei ole vaja ikkeid. Eks see ole murda oma leiba näljastele, viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoidu oma ligemisest, seda, keda sa näed, on sinuga ühes toas, ühes kirikus, siis hakkab asi, mis asja, inimesed tahavad äratust. Siis ilmub valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Ühesõnaga, täielik paranemine tuleb, kõik haavad paranevad. Sinu õigus käib su ees. Kes on meie õigus? Jeesus käib meie ees. Issanda auhiilgus järgneb sulle. Vaata, mis asja peab tegema. Et sa võid väga kurja südamega olla ja öelda, issand, lägite äratus. Tuline süsi tuleb seal pähe sulle. Ja siis saad meelt parandada. Ja see võib ka heaks tulla. Näed. Ja issanda auhiilgus, siis kui sa üks asju teed, järgneb sulle, siis sa hüüad ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Iga palve kuuldakse, kui sükest asja teed. Hüüad kohe, Jeesus, kohe on juba, ma olen siin. Tänapäeval võib-olla on mõned õõruvad lampivad. Kohe tuleb siin välja ja Jeesus tuleb välja ja täidab soovid. Aga siin on vaja midagi teha. Võib-olla mõni ütleb kohe, et me ei tegudest õigeks ei saa. Näed, siin on vaja teha. Meil on vaja ise midagi teha. Ja kui sa oma keskelt eemaldad ikke, nii et igal pool, kus ikke on, täna ütlesin ka järelikult pühast vaimust, et seal, kus on Jumala vaim, on vabadus, ei mingid ikkeid.
ega mingisuguseid kontrolle ega mingisuguseid kella ja sekundite tagaajamisi. Jeesus on vaba, tahab vaba olla, me oleme nagu vangis siin. Ja kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne. Me teame, et kui kellelgi on mingid probleemid, siis on need teemonlikud probleemid, need on kurjast vaimust probleemid, need ei ole inimlikud. Inimene, seepärast Jeesus ütles Kristi pealt, isa on andis, nad ei tea, mida nad teevad. Kuri vaim on seal sees. Et põhimõtteliselt, kui loomulikult inimene, kui on kurja vaimuga semmib, siis ta on temaga üks liha. Ta on üks liha, nad saavad 2-9, see on abielupaar. Et see ei õigusta sind, aga me peame osutama näpuga kurjusele, seepärast, et Jeesus ütles ka, vaata, kui ta tuli, ütles, et kui mina Jumala sõrmega, see tähendab seda, ta näitas, ajan välja kurja vaime, siis on Jumala riik tulnud teie juurde. Nii et põhimõtteliselt, kus kurjad vaimud välja lähevad, seal on Jumala sõrm on kohal. Vaat see on see näitamine, mitte inimese peale, vaid teemoni peale. Ta näitas teemoni peale, mine temast välja. Ja teemon läks minema. Inimese ei vabaks, saab aru, enam ei taha teha siukseid asju. Sest igalt poolt võib langeda igasugusest, anna natukene maad kuradile, kurat otsib, kui sa seest poolt ukse lahti avad, et sind neelata ära. Ja näed, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne ei räägi halvasti. Kui sa pakud näljasele sama, mida sa ise imustad torti, paarikaga torti, annad kohe teisele ka samat. Mitte kuule, ma võtan ise paarika oma, sa võtad banaani oma. Ei, seda, mida ise imustad, toidad alandatud hinge, keegi on alandatud, keegi on saanud sellist virtsa või sõnnikut, inimesed viskavad sõnadega seda. Lähed, toidad alandatud hinge. Siis koidab sulle pimeduses valgus, su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Issand juhatab sind alati ja toidab su hinge põuasel maal. Isegi põuasel maal, kui ei ole just, see film nagu see ustungu kartulid. Täielikult põuasel maal tuli 2-kilone kartul välja. Toidab hinge su põuasel maal, teeb tugevaks su luud ja liikmed, sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed, oled ehitaja ka veel tänu Jeesusele ehituse Anjes ka. Taastad endiste põlvede alusmüürid, siin nimetatakse lõhutud müüride parandajaks. Teeradade käijavaks tegijaks. Sa näed, kui kuskil on keegi lõhutud müür, mõni inimene on nii ära lõhutud lömmis, sa lähed parandad teda. Näitad taba probleemi seal, kibeduse juured asjad, tüüpilised asjad, kibeduse juured, enesealetsused, on tüüpvead inimestel. Ja teeradade käidevaks tegijaks. Kui sa hingamispäeval seisatad, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks, meile, Jeesus Kristus, meil on iga päev on hingamispäev. Jeesus on hingamispäeva isa, me peame pidevalt ööd ja päevad Jeesus olema. Mina sealt küll ei läheks 9 päevaks välja. Kõik päevad, hingamispäev, me hingame issandas ja issanda püha päeva austusväärseks. Austad teda ega tee, mis sulle meeldib. Ei otsi oma kasu, ei kõnele tühjasi sõnasid, tühjad sõnad on ka väga karmide tagajärgidega. Siis sa tunned rõõmu issandast. Mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jakobi pärandaga. Jah, issanda suu on rääkinud. See on Jesaja 58, tasub pisteliselt kogu aeg lugeda. Et vaadata, kus kohas sa seal otsaga oled. Et kiidetud olgu issand selles mõttes. Nii, kes oskab vana, sina oskad kõige paremini. Nii, ma tahaks, et sa loed siit Kolossa kirja, ma tahan teada, kuidas see siit kõlab. Kolossa 3:1. Kolossa vaata. Vahepeal loeme ka seda väga vanat. See on natukene teistsuguse mõnusama selle teraga. Nisu tuumaga. Kus maani loen? Loe terve.
Kolmas peatükk või? Jah, kuni siiamaani. Alates 3. terve 3. peatükk siis. Nii, siis loen vanast tõlkest siis 3. peatüki. Siis kiri kolosslastele. Kui te siis Kristusega olete üles äratatud, otsige seda, mis on üleval, kus on Kristus istumas Jumala paremal käsi. Mõtelge nende asjade peale, mis on üleval, mitte nende peale, mis on maa peal. Sest te olete surnud ja teie elu on ühes Kristusega varjule pandud Jumalas. Kui Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie temaga au sees avalikuks. Surmake siis oma liikmed, mis on maa peal, hoorus, roojus, siin on roojus, siirus, kiivus, siin on nagu vanast kiirus, nagu see nagu kirge. Ma mõtlengi, mis see vana sõna, siin kiirus. Kuri himu, ahnus, see on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Nende sees olete ka teie ka teie enne muiste kõndinud, kui te nende sees elasite. Aga nüüd jätke teiegi maha see kõik, viha, vimm, kurjus, teotamine, ropud kõned oma suust. Ärge valetage üksteise peale, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete enestele riideks võtnud uue inimese, keda uuendatakse tundmisele selle kuju järgi, kes ta on loonud. Kus sepp pole Kreeka ega Juuda meest, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti meest, ei orja, ei vaba, vaid kõik on kõikide sees, on Kristus. Ehtige siis endid kui Jumala ära valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega. Kannatage üksteist ja andke üksteisele andeks, kui kellelgi on kaebamist teise peale, nagu Kristus teile andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus, see täielikkuse side ja teie südames valitsegu oma võiduvanniga Jumala rahu, millesse te olete kutsutud ühes ihus ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rohkesti teie sees kõige tarkusega, õpetage ja manitsege üksteist lauludega, kiituslugudega ja vaimulikude lauludega. Laulge tänades Issandale oma südames ja kõik, mis te iial teete sõnaga või teoga, seda kõik tehke Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat, Isa tema läbi. Naised, kuulge oma meeste sõna, nõnda kui sobib Issandas. Mehed, armastage oma naisi ja ärge saage kibedaks nende vastu. Lapsed, kuulge oma vanemate sõna kõigis asjus, sest see on Issanda meelepäralt. Isad, ärge riielge oma lastega, et nad araks ei läheks. Orjad, kuulge kõigis asjus nende sõna, kes teie isandad on liha poolest, mitte silmakirjaks nagu need, kes inimeste meele pärast püüavad olla, vaid südamlikkuses Jumalat kartes ja kõik, mis te iial võtate teha,
seda tehke hingest nõnda kui issanda ja mitte inimestele. Teades, et te saate issanda käest päranduse palga. Te orjate issandat Kristust. Te orjate issandat Kristuse ja mitte kedagi teist. Aga kes ülekohut teeb, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud ja ei peeta lugu ühest enam kui teisest. Jah, aga kes ülekohut teeb, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud ja ei peeta lugu ühest enam kui teisest. Siis Kolossa 3. peatükk. Jah, need erinevad tõlked on hea lugeda, et need täiendavad siin teineteist. Nagu Susanna Pille luges seda Joona raamatut, vaatasin ka, ta on ka neid erinevad tõlked välja tulnud, et siis see pilt läheb laiemaks kohe. Saab asi selgemaks. Et korjasingi erinevatest kohtadest, kes ütleb valastava, kes ütleb kala ja kes ütleb merepoetis. Ja kus ta siis oli? Jaa. Ja Leviaatan, jah, et neelas alla. Kui me, need, kes on Iisraelis käinud, seal me oleme ka Jahvas käinud, seal on see vaalase monument seal, Jahva seal. See on hästi selline sõbralik vaan, nagu multifilmis kuskilt oleks. Aga tõenäoliselt, et see kala vist, ma kaldun arvama, et ta oli ikka selline nagu natuke hirmsam, mitte nii sõbraliku näoga, nagu seal praegu seal on see Jahva linnas ja mere ääres on see kala seal. See oli huvitav, et Pille rääkis sellest Joonast, et ma just ükspäev vaatasin, et mis on sellest Niineve alast nagu tänasel päeval saanud ja ma just vaatasin, kas täna on ka seal tegutsevad kristlikku kogudust seal täna on selles Niineve selles kõrval on Mosuli linn, see on Põhja-Iraagis ja seal on mitmed kristliku kiriku nagu hooned, aga ma nagu vaatasin, et ei olegi ühtegi tegutsevat kogudust seal täna, et 2014, kui ISIS sinna sisse tungis, et siis seal kirikud põhimõtteliselt nagu hävitati ära ja lammutati seal paljud, seal on enamus kirikud on varemetes seal, kuigi mitmed on üles ehitatud, isegi üks kirik ehitati araablaste poolt üles seal, araablased rahastasid seda naaberriigid seal, nad ehitasid üles, see nagu hoone on üles ehitatud, aga teenistusi ma nagu välja lugenud, et seal praegu keegi julge sinna tulla, et kristlased praegu kardavad tulla sinna, aga Jumal tahab armu anda, et kui me vaatame sellest Jesaja raamatust 19 peatükist, kus Jumal räägib selle Assuri rahva kohta, et see on täitsa Jumala rahvas. See on Jesaja 19:23, sel päeval on maantee Egiptusest Assurisse, assüürlased tulevad Egiptusesse ja egiptlased Assurisse ja egiptlased peavad Jumala teenistust koos assüürlastega. Sel päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja Assuri kõrval, õnnistus on keset maad, mida vägede issand õnnistab, öeldes, õnnistatud olgu Egiptus, mu rahvas, Assur mu kätetöö ja Iisrael mu pärisosa. Et Jumalal on selle rahvaga ka oma plaan. Küll see hiljem see Niineve linna siiski hävitati, sellel hetkel nad parandasid meelt. Aga see kogudus on sealt koguduse päevist saati, seal Mosulis olnud kristlaste kogudused. Ta on üks väga kristlik linn olnud tegelikult pikka aega. Et ma usun, et ka nüüdki seal on, küll Mosulisse ka tulevad kogudused tagasi, aga ma tean, et seal Põhja-Iraagis, et Mosulist veel põhja poole on väga suur ärkamine, väga palju inimesi tuleb Jeesuse juurde. Meil käis aasta tagasi, siin meid käis külastamas Mahmud, et kes on seal apostel selles piirkonnas seal, käis meil siin külas.
ja eelmine nädalgi ta tegi üleskutse, et tema selle piirkonnast palvetada, kuna iraanlaste pommid kukuvad ka sinna kanti. Ja ta on ka päris ohustatud seal, aga keegi pole siiani surma ega viga saanud. Jumal on neid hoidnud ja kaitsnud. Aga kogudus kõige selle juures kasvab, et tohutult palju iraanlasi tuleb usule. Need on praegu arvatakse olevat juba Iraanis 3 miljonit kristlast ja see on kõige kiiremini kasvav kristlaskond kogu maailmas. Ja see Iraani piirkond ja samuti see Assuri piirkond. Et tasub paluda. Kunagi Richt Soiner tõi raamatust välja selle Joona jutuse kohta, et ta võrdles ka seda, et seda meelevalda, mida Jumal andis Joonale. Et Joona jutuse järgi parandas kogu linn meelt. Ja Jumal on andnud ka selle lõpuaja kogudusele sellise meelevalla. Me oleme ka mingis piirkonnas, kus me kuulutame Jeesust, et kogu piirkond parandab meelt. Et minu meelest see Joona lugu oli praegu väga hea lugu. Ja ma tean nüüd edasi, Rene pidi tulema tunnistada. Ja, amen.